Meie järgmine esineja ongi valmis. Mikrofon läheb nüüd Anett Müürsoole, kes on Statistikaameti rahvastiku ja sotsiaalstatistika osakonna juhtiv analüütik. Tema räägib meile vanemlusest, numbritest ja kõik on oodatud YouTube'i chatti esitama küsimusi. Ootame neid, et pärast igat ettekannet on meil väike küsimuste voor. Tere ka minu poolt. Tulen ja räägin teile statistikast kohe hommikul vara numbritest, kuidas meil siis lood on, selleks, et teile tekitada ülejäänud päevaks taustainformatsioon, et te oskaksite küsida võib-olla rohkem küsimusi, selliseid, et vastused oleksid tõenduspõhised, faktid, kuidas asjad on. Kusjuures head meestepäeva ka kõikidele meestele tänase meestepäeva puhul siis. Aga hakkamegi kohe minema. Statistikaametist, nagu juba öeldi. Kõige algusesse teen teile suurema ülevaate, kui palju Eestis üldse inimesi on. On 1,3 miljonit aasta alguse seisuga. Nendest 47,4% on mehi ja 52,6% on naisi. Ja tõin ka välja täisealiste meeste ja naiste arvu selleks, et teil oleks enam-vähem teada suurusjärk, kui palju siis on neid mehi või naisi, kes võiksid olla siis potentsiaalsed emad või isad. Kuigi on ka alaealisi isasid ja emasid, aga see on pigem erand. Kui me räägime siis isadest ja emadest, siis isasi on meil 304 000 ja emasid 408 000. Ja keskmiselt on siis üks keskmine isa natukene noorem kui üks keskmine ema. Nende põhjusteni ma ka kohe jõuan, miks see nii on. Ja ka vanaisadest, sest ka nemad on ju vanemad. Vanaisasid on meil 129 780 ja vanaemasi 224 900. Ja just kõige rohkem vanaemasid on meil vanuses 60–69 ja ka vanaisasid. Ja mida vanemaks siis vanaemad ja vanaisad muutuvad, seda rohkem on vanaemasid kui vanaisasid. Ja kus see siis tuleb, on oodatav eluiga ja terve on elada jäänud aastad. Paraku on nii, et naised elavad kauem ja ka kauem tervena. Ja kui nüüd võrrelda meid naabritega ja meid Euroopa võrdluses, siis eestlased võrreldes lätlaste ja leedukatega elavad kauem või oodatav eluiga on kauem, pikem. Aga võrreldes näiteks soomlastega, siis nemad on meist mõnevõrra ees. Aga Euroopa keskmine ei ole enam kaugel ja loodame, et sinna me ka varsti jõuame. Ehk siis sealt tuleb ka see põhjus, miks on meil rohkem emasid ühiskonnas ja miks on meil vähem isasid ja miks on rohkem vanaemasid ja vähem vanaisasid. Nüüd lastega leibkondade kohta. Kuidas need on läbi aastate siis muutunud. Kokku on meil Eestis üle 600 000 leibkonna, nendest 24,9% on lastega leibkonnad. Ehk siis põhimõtteliselt saab öelda, et igas 4. Eesti leibkonnas elab üks laps vähemalt. Ja kui vaadata meie üldiselt Statistikaameti analüüsides oleme välja toonud erinevad leibkonnarühmad ja lastega leibkondadest me eristame siis täiskasvanu ja lapsed, keda ma siis tänases ettekandes võib-olla rohkem üldistan üksikvanemate peale. Ehk siis me võrdleme üksikvanemaid nende peredega, kus siis on vähemalt 2 täiskasvanut ja siis nende 2 täiskasvanuga perede osas eristame veel, et kas seal on 1 laps, 2 last või vähemalt 3 last. Ja kuidas need numbrid on läbi aastate nüüd muutunud, siis
mõned viimased aastad alates 2017 on jõudsalt kasvanud nende perede arv, kus on vähemalt 3 last. Stabiilselt on olnud niisugune 20 000 selliseid peresid, kus on ainult 1 laps või 1 täiskasvanud, vabandust, aga ka nende arv nüüd on viimastel aastatel natukene tõusnud ja ka viimasel aastal oli seal keskmiselt natukene rohkem lapsi, kui varasematel aastatel on olnud. Ja kõige rohkem siis on neid lastega leibkondi, kus siis on nii 2 täiskasvanud kui ka siis 1 laps või 2 last. Nüüd kohe siia ettekande algusesse teen ka ühe veel keerulisem osa võib-olla ära, on selline mõiste nagu ekvivalent netosissetulek, mis siis tähendab sissetulekut, mis arvestab leibkonna koosseisuga. Ehk siis, kui me tahame vaadata, kuidas läheb erinevatel lastega leibkondadel, erinevatel näiteks ka üksi elavatel inimestel või kahekesi koos elavatel täiskasvanutel ja nii edasi, siis kõige mõistlikum on kasutada just sedasama ekvivalent netosissetulekut, mitte lihtsalt vaadata palka või mis iganes muud näitajad. Ühesõnaga, see on siis selline sissetulek, kuhu on sisse kaasatud kõik võimalikud sissetulekud, mis inimesel on. Lisaks siis palgatööle ka erinevad pensionid, hüvitised, lastetoetused. Kui mõni leibkond maksab teisele leibkonnale elatisraha, siis see on sisse arvestatud või kui keegi maksab ära teisele leibkonnale, siis see on maha arvestatud sissetulekutest. Samamoodi on sinna juurde lisatud ka see, kui pere või keegi peres tegeleb ettevõtlusega veel juurde, isegi kui ta teeb seda nii-öelda mustalt siis, ehk siis tegelebki a la käsitööga või remondib midagi ja selle eest teenib tulu, siis ka see on sissetulekuteks sisse arvutatud. Ja selle pealt siis arvutame sissetuleku erinevatele leibkondadele. Ja kasutame seejuures tarbimiskaale. Ja miks me neid kasutame, on see, et igal inimesel leibkonnast ei ole ju vaja eraldi külmkappi, ei ole vaja eraldi pesumasinat ja ma ei tea, kui õhtul näiteks süüa teed, siis ei tee igale ühele eraldi potitäit suppi, vaid on üks suur potitäis suppi ja sealt siis igaüks oma proportsiooniga võtab nii palju, kui ta ära sööb. Ehk siis me kasutame esimese leibkonna liikme peale kaalu 1, järgmised täiskasvanud on 0,5 ja siis alla 14-aastased lapsed saavad kaaluks 0,3, mis siis tähendab, et kui meil on siin näide, et leibkonna sissetulek on 12 000 eurot aastas, ehk siis nii näiteks vanemate palgatööst sissetulekud, lastetoetused, mõni teine leibkond maksab sinna veel juurde midagi, kõik need on kokku liidetud, 12 000 on sissetulek, siis me jagame selle 2,6-ga ja nii me saamegi siis selle sama ekvivalent netosissetuleku, mis siis antud näite puhul on 384 eurot kuus. Nüüd, kui me vaatame sissetulekuid, kuidas need on muutunud läbi aastate, siis me näeme, et lastega leibkondades kõige paremini läheb ikkagi nendel, kus on ainult 1 laps ja 2 täiskasvanud või need pered, kus on siis 2 last ja 2 täiskasvanud. Kellel nüüd läbi viimaste aastate on natukene paremini hakanud minema, on vähemalt 3 lapsega paarid, aga kellel kehvemini läheb ja kellel võrreldes siis viimase aasta muutusega on olukord halvemaks läinud, on just üksikvanemad, kes peavad hakkama saama 835 euroga kuus ja see on nüüd langenud 2019. aastal või 2020. aastal 2017. ja 2018. aasta vahele, ehk siis see koroona aasta mõjus just üksikvanematele kõige rohkem. Vaatasin ka suhtelist vaesust ja absoluutset vaesust. Kõigepealt, et oleks mõisted selged, siis suhteline vaesus on selline vaesus, mis ühiskonnast praktiliselt ei ole võimalik mitte kunagi ära kaotada, sest see näitab sissetulekute ebavõrdsust. Ehk siis sa võid küll hästi teenida, aga kui naaber teenib veel paremini, siis võibki juba olla olukord, kus sa elad suhtelises vaesuses.
kes meil siis tänasel päeval kõige rohkem suhtelist vaesust kannatavad, on üksi elavad 65-aastased ja vanemad ehk siis pensioniealised, aga kes lastega leibkondadest kõige rohkem ja kelle osas on jällegi aastaga läinud see olukord palju kehvemaks, on just üksikvanemad. Ja kellel natukene on paremaks läinud aastaga olukord, on vähemalt 3 lapsega paarid, ehk siis ikkagi, kui sul on 2 täiskasvanud peres, siis on palju lihtsam toime tulla, on suuremad sissetulekud ja on väiksem risk sattuda vaesusesse. Ja nüüd teine mõiste on siis absoluutne vaesus, ehk siis see tähendab seda, et ühe leibkonna liikme kohta jääb alles vähem kui 220 €, mis on Eestis elatusmiinimumiks. See tähendab, et nad peavad saama siis hakkama terve leibkonna peale niimoodi, et neil on ühe inimese kohta alla elatusmiinimumi, millega ei ole võimalik siis riigi silmis end ära elatada. Ja selliseid leibkondi on, kui vaadata lastega leibkondade hulgas, siis just jällegi üksikvanemaid räsib see absoluutne vaesus kõige rohkem ja nende hulgas on siis aastaga kasvanud absoluutse vaesuse hulk 6,4%-ni. Siin on hea koht võib-olla meil kõigil siis mõelda, et kas 220 € on selline summa, millega saaks ise hakkama ja absoluutse või suhtelisel vaesusel siis 631 €. Et kui me nüüd igaüks ise liidame kõik oma kuukulutused kokku, siis kas need jäävad alla nende numbrite või on üle nende numbrite. Et ennast võrrelda siis selle pildiga. Kui me nüüd küsisime inimestelt endilt, mis nad hindavad, kuidas nende majanduslik olukord siis on muutunud võrreldes aastataguse ajaga, see on nüüd 2020 küsitud, ehk siis see, kui meil tuli koroona, siis enamus leibkondi ütlesid, et neil jäi siis olukorda enam-vähem samaks. Aga kes siis olid need, kes ütlesid, et neil läheb kehvemini, on circa iga 4. ütles siis, et neil läheb kehvemini ja iga 3. üksikvanem ütles seda, et neil läheb kehvemini. Ja kui nüüd võrrelda 5 aasta taguse ajaga, siis siit jooniselt tegelikult joonistub väga hästi välja see, et päris paljud küll ütlevad, et neil läheb paremini, aga jällegi on need samad üksikvanemad, kellest siis 44% suisa ütlevad, et neil läheb ikkagi halvemini. Seega läbi aastate on neil läinud nii nende enda hinnangul kui ka numbrid näitavad seda, et neil tõesti lähebki kehvemini. Nüüd vaatasin ka veel ilmajätust. See tähendab, et on 13 erinevat komponenti, mille osas siis inimesed saavad vastata, et kas neil läheb, kas neil on see olemas või mitte ja kas, kui neil ei ole, siis kas nad ei saa endale lubada või nad lihtsalt ei ole otsustasid, et nad ei taha näiteks autot. Kõige rohkem tunnevad eestlased puudust selle osas, et nad saaksid ettenägematute kulude eest maksta või siis endale lubada puhkust vähemalt 2 nädalat eemal kodust või aga mööbli väljavahetamine. Siis need on need osad, mille osas siis eestlased kõige rohkem puudust tunnevad. Ja kui ma vaatasin jällegi leibkonnaga, lastega leibkondi, siis midagi ei ole teha, on ikka need üksikvanemad, need, kellel kõige rohkem või kõige kõrgem see ilmajäetuse määr on, ehk siis pea iga 10. leibkond ütleb, et neil on siis statistika mõistes ilmajäetuses. Tõin ka välja paar sellist püsikaupade olemasolupunkti, mis võib-olla eristusid kõige rohkem oma näitajate seast ja mis minu hinnangul kindlasti muudavad elu mugavamaks, kui on lastega pere. Ehk siis vaatasin selliseid näitajaid nagu auto olemasolu, nõudepesumasina olemasolu ja kodune internetiühendus. Nüüd auto olemasolu kohta on nii, et enamus peredes, kus on vähemalt 2 täiskasvanud, on see ikkagi olemas, aga nii kui on 1 täiskasvanu, siis on auto olemas umbes 70% peredest.
nõudepesumasin, mis minu jaoks oli pigem võib-olla üllatus ja minule kui inimesele, kellel üldse ei meeldi nõusid pesta, siis jah, need näitajad on sellised, et üksikvanematel on 43% nõudepesumasin olemas, ühe lapsega paaridel 63% ja mida rohkem siis on lapsi, seda suurem on ka nii-öelda tõenäosus, et sulle siis nõudepesumasin kodus on. Ja koduse internetiühenduse osas, millega tegelikult on eestlastel väga hästi, on üle 90% valdavalt olnud juba aastaid, siis nüüd 1% võrra vähem on siis täiskas üksikvanematel neid kodust internetiühendust. Vaatsin ka sundkulutusi, mis siis näitavad sundkulutuste osatähtsust kogukulutustest, mis on kulutused eluasemele ja toidule ehk siis ja mittealkohoolsetele jookidele ehk kui palju jääb siis pere eelarvest raha üle kõikidele muudele kulutustele, mis ei ole ei eluase ega toit, mis on nii-öelda siis sundkulutused. Üksikvanemate peredest siis kulub 40% just sundkulutustele ehk siis jääb lastega peredest kõige vähem vaba raha kõige muu jaoks. Ühe lapsega paaridel 32,8% ehk siis kolmandik kulub sundkuludeks, kahe lapse paaridega natukene rohkem, siis 33,7% ja kolme lapsega paaridel, vähemalt kolme lapsega paaridel 34,8%. Nii. Vaatsin ka Euroopa võrdlust siia veel juurde ehk enamus või Statistikaameti uuringuid on sellised, mida kogutakse üle Euroopa ehk meil on võimalik andmeid võrrelda, meil kogutavaid andmeid võrrelda siis ülejäänud Euroopa riikidega. Ja siin on selline näitaja, et kui paljudel töötajatel on võimalik oma tööaega nii paindlikult seada, et nad saaksid siis hoolitseda kas oma laste või teiste täiskasvanute eest, kes vajavad abi. Niimoodi, et nad ei peaks võtma puhkust selle jaoks. Ja siin Eesti Euroopa võrdluses on pigem eesotsas, ehk siis üha päris kõrgel protsendil on see võimalus olemas ja mis on veel tegelikult positiivne on ka see, et see vahe naiste ja meeste vahel ei olegi nii suur kui mõnes teises näites siin, et umbes 35% naistest saavad võtta siis endale sellist vabadust, et teha siis töö kõrvalt, võtta tööaega paindlikult ja hoolitseda siis laste või mõne täiskasvanu eest ja siis meestest natukene rohkem kui 20%. Ja kui võtta siin jällegi naabrid võrdluses, siis on näha ka, et Läti on siin tagantpoolt 4. ja Leedu on mõist mõned kohad allpool, ehk siis Balti riikide võrdluses on meil kõige suurem hulk siis selliseid töötajaid, kes saavad oma tööaega paindlikult võtta, et laste või täiskasvanute eest hoolitseda. Kes on siis kõige ees on Rootsi ja Holland ja Soome, ehk siis need riigid, kuhu poole siis võib-olla vaadata eeskujude mõttes. Vaatasin veel tööturult sellist näitajat nagu vaeghõivatud, ehk siis need töötajad, kes siis töötavad osakoormusega, aga oleksid nõus või tahaksid suurema koormusega töötada. Vaatasin mehi ja naisi ja ka seda, kas neil on lapsi või mitte. Et läbi aastate on olnud naiste hulgas neid vaeghõivatuid rohkem ja kui nüüd on naisel veel lapsed ka, siis see veel siis tõstab see osakaal või siis naiste hulk on läbi aastate tõusnud, et nüüd koroona aastal tuli neid veel juurde, aga koroona aastal tuli ka neid juurde, kes on siis mehed, kellel on lapsed ja on vaeghõivatud. Siis on veel selline näitaja nagu vanemahüvitiste saajad. Vaatasin läbi aastate jällegi, kui palju on siis mehi ja naisi, kes on siis võtnud vanemahüvitust välja. Alati on neid olnud rohkem naisi kui mehi
aga mis nüüd viimaste aastate tendents on see, et üha rohkem mehi võtab siis vanemahüvitist välja, puhkab lapsega kodus või kuivõrd seda puhkuseks nimetada saab, on ju. Ja üha vähem siis naisi, kuigi see naiste osakaal on alati ikkagi kõrgem olnud. Ehk tendents on pigem siis rohkem võrdsuse suunal olnud viimastel aastatel. Samamoodi ka keskmine vanemahüvitis näitab ka seda, et meeste vanemahüvitised on olnud läbi aastate kõrgemad kui naistel, aga see on ka üleüldine ühiskonna pilt, et naiste sissetulekud ongi madalamad olnud ammusest ajast kui meestel ja ka meeste palgad on keskmiselt kõrgemad kui naistel. Seega ka vanemahüvitised on meestel kõrgemad olnud kui naistel, aga mis siis jällegi on viimaste aastate positiivne tendents, et vanemahüvitiste lõhe on jõudsalt siis nüüd vähenenud ja läbi aastate esimest korda siis alla 30% juba. Sellise positiivse noodiga ma ka siit lõpetan, et soovin teile põnevat päeva ja mõelge alati, kas need, mis te välja ütlete, kas see saab kuidagi statistikas kinnitada või kui te täpselt ei tea, siis küsige minult ja saatke mulle kiri näiteks. Aitäh! Suur tänu, Anett, nii huvitavate numbritega ettekande eest. Oleks huvitav teada, et leibkonna uuring on Eesti üks suurimaid ja te olete seda juhtinud pikka aega. Et mis on teid isiklikult üllatanud kõige enam nendes numbrites? Kui nüüd aus olla, mitte, et see oleks, ma saan aru, et sobitub täna siia tänasesse teemasse ka, aga kui ma tulin Statistikaametisse tööle, siis kõige enam võib-olla pakkusidki just need lastega leibkondade numbrid huvi ja kui ma tulin tööle, siis samamoodi vaatasin just neid üksikvanemaid, et kuidas nendel läheb. Neil, kui ma alustasin tööd, siis samamoodi läks kehvemini, siis vahepeal natukene oli märke, et läheb paremini, aga nüüd läbi aastate jälle läheb üha kehvemaks. Ja see on ka üks see punktidest, kui ma käin näiteks tudengitele rääkimas, siis ma ütlen alati, et kui ma näiteks kirjutan mõnda pressiteadet, siis ma üritan alati selliseid teemasid rohkem esile tõsta, et see on vähemalt see, mis ma tunnen, et on minu panus siis ühiskonnale, et ma saan rohkem tähelepanu pöörata nendele punktidele, mis ma näen andmetest, et vajavad rohkem tähelepanu. Ma saan aru, et statistikuna te nende lahendustega ise ei tegele, aga te olete siiski õppinud laiemalt sotsiaalvaldkonda, et kas teil on ka selline tunne, nagu minul noorte emadega vesteldes on tekkinud, et just nende üksikemade puhul, et tegelikult on erinevaid huvitavaid toetusi olemas kohalikelt omavalitsustelt näiteks, aga teadlikkus sellest on väga madal. Et kas see võiks olla parem ja kas te olete sellest lähemalt kuulnud? Alati võiks teadlikkus parem olla, aga jah, see ei ole praegu see minu valdkond, millega ma tegeleda saan, aga igal juhul on, kui ise tänava peal või inimestega rääkida ja suhelda, siis paraku on nii, et see teadlikkus on väike või võiks olla siis kõrgem. Enne tuli ka meie sotsiaalkaitseministri kõnes välja, et on oluline olnud peredele suunatud koolitus Imelised aastad, mida on võimalik siis olnud tuhandetel lapsevanematel juba nendest osa saada ja mina olen üks nendest, et mis on andnud siis selliseid nagu tööriistu nagu paremaks lapsevanemaks olemisel. Ma olen mõelnud seda, et täna me rääkisime suhtelisest ja absoluutsest vaesusest ja nii edasi. Kas jällegi natuke teemat laiendades, et kas ei võiks olla peredel, üksikvanematel tegelikult koolitus majanduslikuks paremaks hakkama saamiseks, sest tihti on lihtsalt see, et jääb ideid puudu, aga hakkama saada on võimalik erinevalt.
antud ressurssidega? Ja see on hea mõte. Alati on see, et kui oskaks või teaks, kuhu, kuidas raha kasutada või paigutada, siis annab kindlasti parandada või kas või see, et kiirlaene ei ole mõistlik võtta ja laenud praegu minu teemasse ei puutunud, aga igal juhul aitaks see kaasa ühiskonna majanduslikus poole pealt. Siin on lugejad ka paar küsimust saatnud, näiteks küsib Elo, et kui lapsevanemad on lahku läinud ja kasvatavad lapsi nii, et lapsed liiguvad 2 kodu vahel, siis statistilises mõttes on üks vanem üksikvanem ja teine üksik alla 65-aastane. Kas see vastab tõele? Jah, kui nüüd sellel teisel inimesel või teisel vanemal siis ei ole veel näiteks oma uut pere juba, aga need on siis, meil oli sel aastal uuringus tegelikult terve küsimuste plokk selliste perekondade kohta, kes siis ongi kärgpered, on üks vanem, on teine vanem, üks laps elab kord ühe juures, kord teise juures. Nüüd oleme näinud kõva vaeva, et neid peresid või neid andmeid kokku panna. Mul kahjuks ei jõudnud selleks tänaseks päevaks neid andmeid sellisele kujule, et ma saaks neid siin esitleda, aga kindlasti näiteks järgmisel aastal saaks neid juba kuskil siis tutvustada. Ja teine küsimus lugejalt on, miks näeb riik üliõpilast, kes elab teises linnas vanematega ühes leibkonnas, kui ta peab endal õhtul ise suppi keetma? Ei näe, see on inimeste enda ütlemine, kas nad ütlevad, et nad on siis oma vanematega ühes leibkonnas või mitte. Mul on olnud ka oma perekonnas väga pikalt seesama arutelu, et kas me siis oleme üks leibkond või ma juba eraldi tudengina elades olin siis juba eraldi leibkond. Aga see ongi meie küsitlejate töö, siis nad küsitlevad on Eesti leibkondi ja neid leibkonnad ise saavad öelda, kas nad on siis üks ühiselt majandav üksus või mitte. Ja kui see tudeng siiski sõltub majanduslikult oma vanematest, siis ta on üks leibkond. Aga kui ta juba toimetab täiesti majanduslikult eraldi, teenib enda raha, teeb ka enda süüa, elab oma elukaaslase sõbranna, kelle iganes teisega, siis ta on ikkagi eraldi omaette leibkond. Ehk siis ei ole alati nii, et nad on koos. Inimeste enda ütlused on need. Selge. Aga suur tänu, Anett, meid valgustamast. Siin on sulle ka väike kingitus Tanel Veenvelt. Aitäh!